Millised on 8 sammu, mida sul on vaja läbida, et uuele turule siseneda? Üks hea kuldreegel, mille järgi turgu valida? Kuidas luua potentsiaalsete ekspordipartneritega kontakte? Mis on 100 korra reegel ja kuidas ja mida messidel käies arvesse võtta? Mina olen Timo Porvar, turunduslaborist ja digiagentuurist Lavi. Ekspordime osa number 36 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTube'is ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube'i kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas naine, kes on tõeliselt tugev välisturgude, ekspordi, rahvusvaheliste meeskondade, brändijuhtimise ja välismesside osas. Rahvusvaheliste turgude arendamine on tema jaoks mitte töö, vaid kirg ja elustiil. Ta suudab väga kiiresti teha otsuseid ja minna 5 minutiga täiesti tundmatusesse riiki, kui äri seda nõuab. Ta õpib ära kiiresti kultuurilised iseärasused ning on osalenud rohkem kui 50 globaalsel messil. Tema uudishimu õppida ja areneda on toonud hulganisti kogemusi USAs, Euroopast, Aasiast ja Lähis-Ida riikidest. Tal on kogemused erinevate kultuuridega töötamisest, näiteks meeskonnad Hiina, Jaapan, Taiwan ja nii edasi, kus ta aitas Jaapani ettevõtet välisturgudele, partnerid Brasiiliast Austraaliani ja loodi nullist globaalselt toimivad ärisuhted. Tal on Eesti Kunstiakadeemia magister ja tegelikult olnud enamuse oma elus disaini valdkonnas. Seetõttu oskab ta anda nõuga visuaalsetes küsimustes, et paista sihtriigist paremini välja. Ta on loonud mitmeid brände ja aidanud neil turgu vallutada. Tänaseks päevaks on tal olemas kogemused ja tööriistakast, kuidas rakendada kiirelt teadmised ning tuua tulemused 2 korda kiiremini ja vähema vaevaga, kui selleks kulub tavapäraselt ekspordijuhil. Tooted ja teenused, mis on vajalikult kogu maailmas, peavad jõudma välisturgudele. Sellest kõigest me täna räägime ka. Lisaks on tal 12-aastane tütar ning ta ise annab hobi korras vesiaeroobikat. Ta arendas seal välja oma stiilid Aqua Latina, ladina rütmides ja tantsuliste elementidega ja Aqua Bollywood, India muusika ja Bollywoodi tantsuelemendid. Mina ei tea, kuidas need naised küll nii palju jaksavad. Leila Haugas, tere tulemast podcasti Ekspordime. Aitäh, väga pikk tutvustus. Sa oled nii tubli olnud ja siis on nii lihtne sellist tutvustust ka tegelikult ju kokku panna. Ja tegelikult endale ei tundu, et nii palju asju oleks teinud, aga kui lõpuks selle kõik ära kuulud, siis no jah, tegelikult on küll. No ma ei tea, mitme aasta töö on ju siia minutisse või 2 nüüd tegelikult lihtsalt kokku pakitud on. Et ma arvan, et viimased 15 aastat pigem, et enne seda disaineri elu on tegelikult sealt väljas. Kas siit nimekirjast jäi midagi puudu, tahaksid sa täiendada seda kuidagi? Ma arvan, nimekiri on väga täiuslik, aga lihtsalt võib-olla, et paljud inimesed, kes minuga kohtuvad, kohe küsivad võib-olla seal 5. korral või no, üsna kiiresti küsivad, et aga et mis veri sul on, et mul on isa pärslane, nii et mul ei ole nagu Eesti verd ja seetõttu ma kohe lisan selle juurde. Kas see võib olla ka põhjus, et see eksportimine sul nagu ongi kohe veres ja sa oledki nagu globaalne? Võimalik ja, et ma tegelikult olen alati terve elu, isegi kui ma kunsti ja disainerina töötasin kunstiga palju, ma kogu aeg tahtsin teha nagu midagi välisturgudega või mingite kultuuride üleseid asju, et ma käisin maalilaagrites välismaal, ma üritasin nagu kogu aeg midagi luua, sellist, mis oleks seotud just teiste kultuuridega. Kuhu sul praegu täna selline igapäevane aeg läheb? Lendad sa ringi, vahepeal me vahetasime meile, siis sa India messilt kuskilt tulid, et sa oled ikka tõeline eksportöör. Jaa, et tegelikult mu põhiline aeg ikkagi lähebki sõna otseses mõttes sellele, et kuidas siis minna välisturgudele ja kui on fookusturud ees, siis väga suures osas aitan tegelikult ühte Eesti suurt eksportööri Mixcart ja seal on veel teisi väiksemaid tegijaid mul ka kõrval, et ütleme viimased 4 aastat olengi ma Eesti ettevõtetele rohkem abiks olnud. Varasemalt siis ikkagi välismaistele ettevõtetele, sellepärast ma väga palju Eesti elust ei teadnud ka. Et elanud ja toimetad kogu aeg välissuunal? Jah, elan ju kogu aeg Eestis, et aga lihtsalt kuidagi see inforuum on olnud väga pikalt Jaapan, Hiina, Taiwan,
et Taiwanis me elasime paar kuud ka koha peal ja seal oli meie nii-öelda business hub ja Hiinas oli meil siis tehas ja ka suur office building, et me selles mõttes nagu reisisin Eesti, Hiina, Taiwan, Jaapan, et Jaapanis oli siis see head office, et noh, et see kuidagi nagu võttis nii palju aega ja mahti ära, et ega Eesti uudiseid nagu väga ei jõudnud jälgida. No just. Palju sul lennupäevi tuleb? Ma ei ole kokku lugenud, tegelikult see ei ole üldse tähtis ka, et tegelikult ma üritan võimalikult efektiivselt seda kõike teha, sest ega see ei ole mingi asi, millega uhkustada, sest iga lennureis tegelikult kurnab inimkeha ja mul on omad nipid selleks, kuidas ellu jääda. Seal lõpus me võtame need ette ka. Jah. Kindlasti, sest see on jah, põnev ja väga oluline teema. Aga sul on koolitus ja sul on konkreetselt 8 sammu, kuidas turule siseneda. Kuidas sa selle tööriistakastini ise niimoodi jõudsid? See ei ole koolitus, Timo. See on programm, see on sõna otsa mõttes intensiivne programm. Ehk siis tegelikult, mis me teeme 8 nädalaga, ehk siis 2 kuuga tegelikult on võimalik minna täitsa uuele turule. Ja kuidas see kokku on pandud? See on tegelikult kokku pandud enda nahal, järgi proovitud 15 aastat. Et niimoodi ongi pandud, et kuna mul on kogemusi tõesti USA-st kuni Austraaliani välja, siis seal on sees päris palju selliselt kultuurilisi huvitavaid momente, mida tuleks tähele panna, mille peale alati inimesed ei tule. Et see on lihtne, aga samas peab olema efektiivne, et ei kuluta raha. Aga kui meil muidu ongi see podcastis, siis ma hüppan ka küsimustest ühelt teisele, siis täna meil on hästi struktureeritud, et käimegi tegelikult need 8 sammu läbi. Siis on inimesel tekib kuulajal või vaatajal ettekujutus, et mis need sammud on, kuidas neid tema rakendada saaks. Esimene nädal sellel on eesmärk paika. Just, et sageli, kui minu juurde tuleb ettevõtja või siis näiteks ka ekspordimüügijuht, siis nad tegelikult ei tea, kuhu nad minna tahavad ja miks nad tahavad sinna minna. Ja tegelikult mina ärimentorina vaatan alati seda suurt pilti, et ma lihtsalt ei oska niimoodi töötada, et võtame nüüd ainult selle ühe tüki. Ma pean vaatama, mis on selle ettevõtte eesmärk, kuhu ta tahab jõuda selle toote või teenusega või mis iganes ta pakub on ju maailmale. Teine moment on siin veel, et ma vaatan ka seda, et see toode või teenus, et ta ei oleks kuidagi konfliktis minu väärtustega. Et see on nüüd asi, mida ma olen viimased 7-8 aastat jälginud. Et ma ei tahaks aidata ettevõtjaid, kes kuidagi natuke võib-olla määrivad maailma. Nõus, ma olen sulle täiesti. Kuidas seda ilusti öelda on ju. Ja ka ütleme niimoodi, et see eesmärk, kui seda nüüd panna endale, siis sageli need ettevõtjad, näiteks kui ma just Eestist räägin, kuna meil on ka eestikeelne podcast praegu, siis need eesmärgid on üsna väikesed ja ei osata võib-olla näha nii suurelt tajuda seda maailma, et siis tegelikult mina olengi see abi, kes aitab natuke näha neid turge, mis annaks kus teha, mis toimiks, mis ei toimi, et see on hästi oluline, et ma julgustan kindlasti. Palju sa sellist tagasisidet annad, et no teate, et teil on see mõte on väga tore küll, aga minu arust see toode või teenus ikkagi nagu ei lenda? Ma tegelikult ei anna sellist tagasisidet, et iga toode ja teenus on võimalik kujundada sihtriigile vastavaks, kui see ei ole konkreetselt täiesti nagu konfliktne, et lihtsalt ei ole võimalik näiteks Lähis-Idas müüa teatuid tooteid on ju, et või siis peab olema halal, et on sellised momendid ainult, aga üldiselt ma sellist tagasisidet ei anna ja ma arvan, et seda ei olegi vaja. Et meil on üsna arukad ettevõtjad kõik. Ehk siis tegelikult annab nagu julgustuseks öelda, et tegelikult annab kõike müüa ja välisturgudele eksportida. Jaa, et tähtis on võib-olla see, et kus neid eesmärke, kui me nüüd selle esimese nädala juurde läheme, et see just see julgus ja arusaamine sellest erinevatest turgudest ja see, et tahetakse minna kuskile ja kuhu on oluline. Kuidas see eesmärgistamise protsess käib? Sa tõenäoliselt aitad neid sellega kaasa mõelda, et kuidas see step by step käid, lähed ettevõtte sisse ja mis siis saama hakkab? Siis hakkab saama see, et tegelikult ma küsin hästi palju küsimusi. Milleks valmis peab olema? Põhimõtteliselt intervjueerin on ju. Ja siis me natuke kaardistame ka, et ega seal midagi väga sellist hirmus keerulist ei ole. Lihtsalt ma oskan võib-olla oma kogemuse pealt juba suunata mingitele turgudele või mõelda kaasa, et kust tuleks see tulemus kiiremini, et see eesmärk oleks nagu tehtav ka.
millised need head siuksed nagu eesmärgid on või milline see eesmärk on selline, et sa ütled, võt, nüüd me teame, mida me siis tahame, kuhu me tahame, kuidas see sõnastatud peab olema või? Mina ütlen hästi lihtsalt, et kui me räägime lihtsalt müügistrateegiast ja ühest müügi eesmärgist näiteks ekspordi näol kas või Singapuri, siis tuleb sõnastada hästi konkreetselt. Vot, ma võtan ühendust 100 edasimüüjaga 2 kuu jooksul, et eesmärk on hästi läbipaistev. Et kogu müügitiim saaks aru, mis on see eesmärk, et ja sealt 100-st ma ilmselt siis võiksin välja peilida 3 sellist tugevat, kellega kohtuda füüsiliselt või 4-5 on ju, vastavalt siis sellele tiimile ja võimekusele. Ja meil on seal veel erinevad vaheetapid veel lisaks, aga neid ma praegu ei räägi rohkem. Las midagi jääda. Nüüd meil on niigi need 8 tükki, mida siin läbi käia. Milliseid küsimusi sa küsid? Milleks ma valmis pean olema ettevõtjana? Mis sa küsid? No kindlasti ma küsin eelmise aasta käivet. Siis ma küsin, et palju oled eksportinud ja kuhu ja mis on sinu unistuste turg. See on minust hästi oluline. Ja miks? Miks? Selle juurde tuleb ikka kogu aeg tagasi tulla. Mis sealt edasi saab? Seejärel liigume teise nädala juurde. Ja teine nädal on tegelikult hästi põnev minu jaoks alati, sest siis alles inimesed hakkavad aru saama, kui suur see maailm on. Ehk siis tuleb uue turu valik. Ja uue turuga on hästi lihtne. Üks kõige tähtsam reegel, millest tegelikult paljud üldse ei räägi. Mina olen seda päris palju nagu promonud või kuidas mõtlen nagu välja toonud. Esimene asi, kas sulle see sihtriik ja need inimesed, kes seal on, meeldivad? Miks ma seda rõhutan, sest vahet ei ole, kui palju sa seda sinna punnitad, seda müüki, kui sulle ei sümpatiseeri need inimesed, see rahvus, sa seal edu ei saavuta, see paistab lihtsalt igast otsast välja. Ma olen seda nii palju näinud ja ma ütlen kohe, sulle peab meeldima, kuhu sa lähed. Vähemalt meeskonnas keegi peab olema see vedur, et võt mulle meeldib on ju Saksa turg, tahan sinna minna, mulle meeldib Jaapan, ma tahan sinna minna. Et sul peab olema selline sümpaatia selle rahvuse vastu. Mis veel sellel valikul tehakse, kuidas valiku tegemine käib, olgu? Me oleme valinud mingid rahvused, mis meile meeldivad, mis sealt? Hästi palju eestlased valivad meil siin lähiturge ja sageli nad üldse ei vaata, et tegelikult need turud on päris keerulised siseneda. Et ma julgustan alati valima ka natuke sellist eksootilist turgu, kus oleks nagu seda põnevust ja ka see teekond, kui sa lõpuks päriselt hakkad seda turgu tegema, on palju nagu huvitavam, et see rikastab sind. Mariaga me arutasime just, et kui me tegime siin hiljuti Pakistani turgu, et siis tal tuli ka ootamatult, et keegi pakkus seal, et äkki tuled pojale naiseks, et siis ma konteineri ostan. Et selliseid asju nagu tuleb ette, et see on täiesti normaalne, et kui sa lähed erinevatele turgudele, siis tuleb igast huvitavaid olukordi. Elu läheb põnevaks. Just, ja uue turuga on ka see, ja see võib olla ka vana turg tegelikult, see ei pea olema alati uus, aga sul on võib-olla juba mingid niidid või kontaktid olemas, näiteks Jaapanis, ja sa tahaksid seda laiendada, siis alati tuleb vaadata seda turumahtu, palju konkreetselt seda toodet või teenust seal pakutakse, kes on sinu nii-öelda konkurendid heas mõttes ja võib-olla natukene ka sellist laiemalt visuaalset külge alati tasub vaadata. Et seal on veel väga palju punkte, mida me läbi tegelikult käime üheskoos, aga just, et kõige olulisem, et see meeldiks sulle. Kuidas seda turumahtu hinnata või kuidas see protsess käib, et kus ma aru saaks, et kui palju ma võiks seda toodet Jaapanis müüa? Tundub nagu müstika. Et tegelikult sa ei pea ju müüma nagu kõikidele Jaapani inimestele, eks. Et sa võid võtta ainult ühe piirkonna ja sa võid, ega sa saadki guugeldamise teel selle teada, et palju seal piirkonnas näiteks on inimesi või sihtriigis inimesi, palju seal umbes on selle toote kasutamine, sa võid minna statistika lehekülgedele. Osade riikide kohta saab väga hea statistika
enam-vähem autentse, aga väga paljud riigid, näiteks kus mina toimetan, kõik need Lähis-Ida riigid, sellised natukene, ma kutsun need wild markets, ehk siis need on kohad, kus on nagu tõesti, on nagu selles mõttes juhtub igasuguseid asju, siis seal sa ei saa seda statistikat kätte ja tegelikult me jõuame veel sinna, et siis tegelikult kuidas seda infot sealt kätte saada on juba järgnevatel nädalatel. Millised on siin meie ümbruses keerulised turud, sa korra mainisid, et me küll vaatame sinna Soome poole, et mis turud need keerulised on ja miks need meile keerulised on? Tead, ei ole kõigile keerulised, aga ma olen märkanud, et sinna kulub rohkem aega, et mõned rahvused on aeglasemad, neil on teised protsessid ja nad vajavad sellist nagu neil on natuke võib-olla korporatiivne lähenemine, et sellepärast ma hästi julgustan Aasia turge valima. Et seal, ütleme, selliseid väikeseid ettevõtteid, kes on valmis sinu brändi näiteks edasi müüa, on väga palju ja nad on entusiastlikud. See on nagu hoopis teine tera, kui sa leiad entusiastliku ambitsioonika ettevõtja kuskilt Taiwanist, mis nagu minuga on ka ju juhtunud, on ju. Et kui selle, et sa lähed kuskile korporatsiooni, üritad maha müüa konteineritäis kohvreid ja siis tegelikult sa ei saa veel raha ka kätte 160 päeva pärast, et need protsessid võivad olla mõndates turgudes, mis meil siin Euroopas on, tunduvalt keerulisemad. Et ei tasu ära. just, no lõpuks ongi, kuhu me selle aja ja raha paneme. Just, jah. Mis sinu lemmikturg on? Mille rahvus sulle kõige rohkem meeldib? Mulle meeldivad peaaegu kõik rahvused. Mul on paar rahvust, mis mulle ei sümpatiseeri, aga ma pean tunnistama, et ma olen leidnud nagu praktiliselt igast rahvusest enda lemmikuid, nii et mulle väga meeldivad, mu hing on ikkagi või ütleme, süda on Lähis-Idas, päritolu pärast ka ilmselt on ju, ja India mulle väga meeldib ja mul väga sümpatiseerib, alati on sümpatiseerinud Singapur. Miks Singapur? Vot ma ei tea, et see on jälle mingisugune kirjeldamatu tunne, mis iga kord seal on ja nende inimestega koos töötades, et muidugi Jaapan, Hiina, Taiwan on olnud alati nagu sellised hingelähedased, et Taiwani ma ju vahepeal nimetasingi oma teiseks koduks ka, et jah. Väga lahe. 3. nädal on kontaktide loomine. Mis seal tehakse? See värk käima hakkab? Ja nüüd hakkab siis päris elu pihta, et tegelikult on kontaktide loomine lihtne. Sa pead hakkama vaatama, et kellega sa üldse ühendust võtad. Ja tegelikult vastavalt valdkonnale, ma ei saa nagu konkreetselt sulle võib-olla öelda, et võt nii, siin teeme nii või nii, seal teeme naa, aga tegelikult me soovitame vaadata, kas on mingid alaliidud. Sest näiteks kui ma toon India näite, siis Indias on ka hästi populaarsed igasugused ühingud ja liidud ja VIP-seltskonnad, et neil on see VIP-teema on üldse mingi väga huvitav, et meie siin oleme hästi horisontaalsed, aga nemad on ikka veel natuke hierarhilised ka, et Taiwanis ja Hiinas on täpselt samamoodi, et ikkagi boss on boss. Ja see kontaktide loomine on selles mõttes nagu loominguline protsess, nagu kogu eksport tegelikult, et sa pead vaatama, kus need inimesed on, kellega sa tahad tegelikult ühendust saada, kes on otsustajad. Sest kui sa raiskad aega inimeste peale, kes tegelikult ei otsusta, siis on see kahjuks maha visatud aeg ja raha. Ja kui me hakkan otsima neid kontakte näiteks ise, siis esimene asi, mis ma vaatan kindlasti on LinkedIn. LinkedIn on viimased 10 aastat nii metsiku kiirusega arenenud, et isegi ma ütlen, et kõige väiksemad ettevõtjad ja ka täitsa X riigid on sinna kolinud, et isegi hiinlased leiab sealt üles. On jah. Ja nemad leiavad meid tegelikult, olgem ausad. Ja mis on nagu veel huvitav on see, et ei ole enam see, et Hiinaga suheldes peab sul olema WeChat, eks, et nad tulevad ikkagi läbi filtrit. Neil on küll kõik filtrid peale pandud, et nad tulevad ikkagi ise ka. Ja. Mida veel lisaks LinkedInile? No WhatsApp on kindlasti see koht, kust saab väga kiiresti inimese kätte. Küll aga tuleb natuke vaadata kultuuri.
kus on sobilik, kus ei ole sobilik. Kui me räägime siin metsikumatest turgudest ja Aasia turust näiteks, siis iga kell võib põhimõtteliselt kirjutada selles mõttes, et öösel pigem mitte, et vaadata tuleb time zone'i, aga ei ole sellist asja, et peaks häbi tundma, et kui sa saadad näiteks kell 6 õhtul sõnumi, et ainukene miinus on sellega see, et kui sina saadad neile igal ajal, siis arvest sellega, et nemad saadavad ka sulle. Stiil. Et selles mõttes pead olema natuke ettevaatlik. Millised on mingid suuremad vead, mida nende kontaktide loomisel tehakse? Üks hästi suur viga on, mida tegelikult tehakse, on see, et eeldatakse või siis elimineeritakse varases järgus tegelikult paar kontakti alati ära, kes võivad olla tegelikult need kõige ambitsioonikamad, sest ütleme niimoodi, et on harjutud vana moodi lähenema ja vaadatakse, et see ettevõte, tal ei ole piisavalt käivet seal sihtriigis, et ta ei ole ikka nagu hea, et ma tahaks ikka turuliidrit võtta, on ju, ja siis see on see viga, mida tehakse ja ei kohtuta võib-olla nende inimestega, kes tegelikult võivad seda tulemuse ära tuua. Et ma tegelikult ütlen alati, et vaadake, rääkige kõigiga, ja kui te näete, et see käive ei ole võib-olla sellel ettevõttel nii suur, kui te tahaksite, siis arvestage selle, et ta võib nullist selle turu üles ehitada, kui ta on piisavalt ambitsioonikas. Ja seda on minu praktika jooksul juhtunud väga palju. Ja. Midagi veel nende vigade osas? Suhtlemisvead. Nii. On tavaliselt. Millised need on? Ma ei tea, kas need on vead, aga võib-olla need on absud. Et viga ei ole alati kõige parem sõna võib-olla. Et ei olda piisavalt avatud. See on nagu üks asi. Nojah, sellest meestlastena tõesti väga tugevad ei ole. Meil on hästi palju avatud inimesi ja sageli ma näen seda, et võetakse mingi hinnang kaasa. Et see, kui see teine kultuuri esindaja tuleb siia näiteks või me suhtleme, et tegelikult see on ju kõik nii rikastav, et see, kuidas tema on ja kuidas tema käitub ja kuidas ta võib-olla suhtleb ja mis tema need meetodid on sellel, et see kõik on okei, sest tema on oma kultuuris. Ja ma näen seda, et need hinnangud on need blokeeringud, mis vahel ei aita sealt edasi minna, sest ega siis vastaspool tajub seda. Et pigem olla avatud ja see on nagu see viga, mida ma näen hästi palju või aps. LinkedIni osas mingid nõuandeid, kuidas seda võimalikult efektiivselt kasutada, mida seal jälgida ja kuidas seal kontaktide loomine peaks käima? LinkedIn on hästi lihtne. Ma kasutan küll tegelikult, ma ütlen ausalt, Sales Navigatorit, et ma kasutan ikkagi seda ka, aga tegelikult ei pea olema selleks üldse tasuline programm LinkedInis, aga kui tahad nagu tõsiselt kätte võtta, siis võib-olla selleks paariks kuuks ikkagi tasub võtta. Minul on ta kogu aeg peal, aga jah, et oluline on see, et sinu enda profiil, mille alt sa asju saadad või ühendusi lood, oleks normaalse pildiga, ära tuntav, ei ole Mikki Hiir. Et ma olen seda ka hästi palju näinud. Sul ei ole mitte midagi häbeneda, et ennast esitleda on okei ja see enda pilt panna on ka tegelikult, et kui sa oled ettevõtja või tegeled ekspordiga, siis sa pead olema usaldusväärne. Et see on nagu ainuke asi, mida ma nagu võib-olla südamele panen ja mis veel on LinkedIniga see, et kui saata see connection välja, siis mingisugune väike jutt võiks juures olla. Et miks sa ühendust võtad, kes sa oled, on ju, ja mulle ise saan samuti selliste väikeste lühikeste notesidena neid connectioneid. Et jah, see on oluline. Kas on mingit, mida sina ise vastu ei võtta? Või sul... See on ka hästi hea küsimus, sest me just arutasime seda mingi paar päeva tagasi, kui meil oli see EAS-i juhtide mentorprogramm ja siis just nimelt seda ka küsiti. Et tegelikult mul päris ei ole sellist, keda ma vastu ei võtta. Kui ma näen, et mingid skämmeri siuksed nagu alged on sees, siis ma ei võta. Aga tegelikult ta on business network, et ta ei ole sinu sõbralist.
ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks võtma näiteks ühte tudengit vastu. Et minu meelest see nagu on ka imelik, kui ma ütleksin ei. Jah. Kas sa selle connectioni ma olen kuulnud, et on soovitus, et kui sa kellega vastu võtad, sa võiks talle kohe ka kirjutada. Kas sa ise teed seda, kui sa võtad, võõras on saatnud ilma nõudsita, kas sa lood ise ka mingi ühenduse või sa lihtsalt võtad ta vastu, jääb sul sinna kontaktide nimekirja? Sõltub. Kui see on selline inimene, kes mind hästi kõnetab, siis ma saadan alati mitte. Et täiesti sõltub, et ei ole sellist rusikareeglit, ma arvan siin. Kas midagi peaks veel selle LinkedIni profiili juures kindlasti silmas pidama, et seda usaldusväärsust tõsta? Lisaks sellele korralikule pildile. No sinu see nii-öelda bio osa seal, et sa ikkagi võiksid panna sinna, et kes sa oled ja mida sa teed. Et kogu profiil ikkagi üle vaadata ja bänner ka, et miks mitte, et sa võid sinna panna omale sellise ilusa bänneri, mida sa esindad, keda sa esindad, mis sa teed. Et muud sellist reeglit mina ei näe. Ma olen ise näinud igasuguseid profiile, kui ma olen ühendust võtnud erinevate inimestega, et tulebki olla nagu selles mõttes loominguline. Mille jaoks sina seda Sales Navigaatorit kasutad või kuidas sa selle tasulise tööriistaga ümber käid? No mina kasutan seda ikkagi täitsa sihtriigist, otsin nii-öelda ettevõtjaid on ju. Et kes saaks siis nii-öelda turgu laiendada ühes või teises valdkonnas. Et ma kasutan seda niimoodi, et ma panen sinna filtrid, seal on ju otsingud. Sa paned sinna peale filtrid, et sa saad näiteks otsidki Singapurist endale edasimüüjat ja siis saad valida, kas see on äkki sinu esimeses või teises connectionis ja siis ka ütleme selle valdkonna kindlasti ma märgin ära ja märksõnad, et niimoodi teengi, väga lihtne, seal ei ole midagi. No jah, kui ei ole kasutad, vaata siis ei tea, aga just igapäevane tööriist, siis ongi asi juba nii käpas ka. Mis sealt edasi saab, kui nüüd on need nii-öelda kontaktid loodud? Ma kohe vaatan igaks juhuksid endal ka järgi, et ma midagi ära ei unustaks. Just. Tegelikult selle partner-kliendi otsimine ongi see 4. nädal ja sellest me tegelikult natuke juba rääkisime ka. Aga kuidas siis mina nagu ütleks, mis on üks hästi hea meetod, et kui me leiame need inimesed, siis ma kohe läheks 5. nädala juurde, et tegelikult see protsess on pikem, aga ma läheks kohe sinna 100 korra reegli juurde. Et miks 100? Et mõnes valdkonnas võib-olla tõesti ei ole 100 inimest vaja otsida, aga mina ütlen, et võimalikult palju erinevaid kontakte võiks sinna listi saada, sellepärast, et see on nüüd sinu jaoks turuanalüüs ka. Kui sa hakkad nendega suhtlema, siis sa teed täpselt samamoodi. Sa hakkad küsima küsimusi ja võib-olla isegi küsid natuke abi neilt. Ma olen siit Eestist, esindan seda ettevõtet, et kas sa saaksid mind natukene aidata, et mis on see turuolukord teil seal, et palju te seda müüte ja kuidas teil seal nii-öelda need maksed toimivad, kuidas teil transport, milline piirkond on, no kõik nagu sellised küsimused võid endale briefina ette panna, et miks on lihtsalt nii palju inimesi vaja sinna listi panna, et saada see turuanalüüs selle käigus kätte. Sest need inimesed, kellega sa hakkad suhtlema, ongi tegelikult kõige parem indikaator, mis seal toimub. Sest nagu ma mainisin, siis on olemas nii-öelda turud, kust sa ei saa statistiliselt mitte midagi kätte. Siis on vaja nendega suhelda ikkagi. Ja ollakse siis valmis sellist informatsiooni jagama ja aitama? Absoluutselt. Et kui sa ise oled sõbralik ja küsid, siis jagatakse päris avatult. Üks asi on, tuleb vaadata, et kui sa näiteks lähed konkurendi edasimüüja juurde, et siis pead natuke olema ettevaatlik, mida sa räägid ja mida sa küsid. Et ja võib-olla üldse ei ole vaja teda sinna listi panna ka, et kui ta on ikka hästi tugev edasimüüja konkurendil ja ta müübki ainsana sinu konkurendi brändi näiteks, siis võib-olla ei ole hea mõte teda sinna panna. Kuidas kõikide nende vahelt välja valida siis need, kellega toimetada edasi, suhelda? Valideerimine on hästi lahe ja filterdamine. et tegelikult selle suhtluskäigus hakkab juba tekkima
mida meie teeme, me teeme tegelikult, kasutame nii digitaalseid lahendusi kui ka füüsilisi kohtumisi, on ju. Aga põhimõtteliselt selle eeltöö saab teha kõik ära niimoodi, et sa ei pea siit Eestist kuskile minema. Et mis me siis teeme, me tegelikult saadame neile mingisuguse message'i või kirja või siis helistame mõlemat, emba-kumba, kuidas kellegi kätte saab. Siin on hästi suur abimees, on WhatsApp, WeChat siis toimib Hiinas, eks ju. Ja veel mõned äpid, Line, võib-olla need nimed ei ütle midagi, aga teatud turgudel on lihtsalt omad äpid, mis töötavad seal paremini, kus need inimesed on, siis tuleb lihtsalt endale see sisse laadida. Nii. Ja valideerida on tegelikult lihtne, et nüüd tuleb minna tagasi algusesse ehk eesmärgi juurde. Kui sinul oli eesmärk valida välja sealt 103 potentsiaalset, siis sa hakkadki selle pilguga vaatama ja validki sealt kohe, kes tunduvad, kohe üritad saada nendega Zoomi, konverentskõne. Et miks me seda teeme, on see, et me näeme neid videos. Me näeme juba ära, mis inimene on, kuidas ta suhtleb, kas ta sobib, vaata, see on ka hästi oluline, et see suhtlus ja see dünaamika oleks nagu tuleviku mõttes ka söödav, sest sa ei saa nagu koostööd teha ettevõtjatega, kellega võib-olla ei süngi üldse, on ju. Et ega see ekspordipartneri leidmine on nagu natuke abielu ka, et see võib juhtuda, et see jääb sul 20-30 aastaks ärisuhe ikkagi sihtriiki, mis ongi ju tegelikult eesmärk, eks? Muidugi, kui on hea suhe pikalt toimetada koos kõikidel, on tegelikult elu palju lihtsam. Absoluutselt. Nii, 6. nädal on fail või edu? Jaa, et see on nüüd asi, ma pean tunnistama, ma olen hästi palju ise failinud. See on ju ainult hea, sellepärast sa siin podcastis oled, et rääkida, mis päriselt toimub ja mis ei toimi. Ja see ongi väga okei, et tegelikult et üldse ei pea õnnestuma, et võib juhtuda peale neid nädalaid, et sa pead täielikult muutma suunda, sest kui sa oled nüüd rääkinud nende inimestega, võib-olla sa oled juba 10 inimesega rääkinud ja siis selgub sul peale 10 inimest, et seal turul mul ei ole mitte midagi teha. Sinna ma lähen alles aasta pärast, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast uuesti. Siis tuleb vahetada. Ja siis tulebki kiire vahetus ja tegelikult ütleme niimoodi, et nüüd see sama töö, mis nende eelnevate nädalate jooksul me teeme, siis tegelikult see on võimalik väga kiiresti 2 nädalaga ära teha uuesti. Sest nüüd sa juba tead, on ju, kuidas efektiivselt seda teha, ilma et sa palju raha peaksid kulutama ja sinna lendama. Ja see ongi see, et see edu võib ka tunduda natuke, võib-olla sa leiad 5 inimest, kes kohe tahavad edasi müüa sinu brändi või toodet. Et see võib ka natuke petlik olla, et selles mõttes, et alati nagu siit lähevad sammud edasi. Et mul on väga palju olnud olukordi, kus ma leian, ütleme, mingi 10 väga potentsiaalset edasimüüjat sihtriigist. Et aga lõpuks jääb neist võib-olla 2-3 ainult, kellega me kohtume füüsiliselt. Mis selle nädalal veel tehakse? Ega sellel nädalal ongi selles mõttes nagu oluline aru saada, et kas sa jätkad selle sama turuga, siis sa pead hakkama juba kokku leppima siis konkreetseid kohtumisi. Kui sul on näiteks, me kasutame hästi palju sellist taktikat, et me teeme seda 2-kuulist sellist programmi, teeme just enne messi. Ehk siis hästi hea on, kui sul on kohe tuua mingi üritus, kohtumine, ma tulen sinna riiki nagu nii, et ma soovin sinuga kohtuda, et see nagu hästi hea referentsina mõjub. Ja siis need inimesed võtavad sind kohe palju tõsisemalt, et kui sul on võimalik, lisa see kohe nagu juurde, et ma tulen. Et ma olen tulemas nagu nii, mida see teine pool mõtleb. Et siin on natuke inimpsühholoogia ka. Ta tuleb nagu nii, ta läheb minu konkurentide juurde, ta võtab selle võimaluse anyway, ta läheb sinna turule, et ta ei taha seda kaotada, et kui me räägime Aasia ja Lähis-Ida turgudest, nad on väga ambitsioonikad. Nad ei mõtle niimoodi, ei, küll ma jaksan, on ju üle homme või midagi. Nemad nad tahavad äri teha, nad võtavad nagu võimalustest kinni, et sellepärast on ka see hea meetod, et ma tulen, ma lendan sinna anyway, on ju, et ma soovin sinuga ka kohtuda, et seda ma hästi soovitan nagu teha. Mis seal nende kohtumiste juures veel? See ongi see 7. nädal.
ja 7. nädal on äge, et kui nüüd päriselt nagu füüsiliselt hakkame kohtuma, siis ma ütlen kohe, et virtuaalsed kohtumised on hästi toredad. Seda on vaja teha ja see on väga hea, et koroona meile selles mõttes tegi idee palju lihtsamaks, et nüüd oskavad kõik inimesed peaaegu seda teha. Et eranditult ükskõik kes, siis selle saab ära teha nagu enne selle kohtumise ja taast me teemegi virtuaalse ja siis juba füüsilise kohtumise. Siis kohtumisele sõites tuleb silmas pidada, et kas sinna riiki tasuks äkki mõni kingitus võtta kaasa. Et 20 taskus minna näiteks Aasiasse on nagu üsna nutune. Mis sa kaasa võtad siit? Mis on sellised lemmikasjad, mis inimestele ikka nagu peale lähevad ja palju rõõmu toovad selle koha peal? See sõltub nüüd sellest inimtüübist. Sa tajud ära näiteks ka sellel suhtlusel juba, et kas ta nagu võiks olla huvitatud sellisest magusast näiteks šokolaadist. Ma väga sageli ostan kaasa šokolaala kingitusi, on ju. Et tal on hästi kenad sellised Tallinna ja Eesti pärased karbid, kommikarbid ja siis mul on alati väga lihtne nagu öelda ka, et see, isegi kui see on väikene kingitus, mis sa kaasa võtad, et see on väike, aga väärtuslik ja ta on auhinnatud maailmas, et noh, Eestit ma alati nagu väga-väga promon, nii palju kui võimalik. Siis alati võib võtta mingisuguse disaintoote, aga see ei tohiks olla ka nagu võib-olla liiga keeruline, mida nad ei mõista. Et jaapanlastega on üldse väga lihtne, et neile meeldib kõiksugused Eesti asjad, et ainuke asi, et pakige see kingitus ilusti ära. Et nendele peab olema asjad pakitud. Mis ilus pakkimine tähendab? On seal mingi oma stiil või mis seal peaks olema, et mis see tõesti töötab? On see karp või on see kuidagi mingi? Ja karbi sisse ja siis ilusti paber ümber ja siis paelad ja nii edasi, et nendel on see kinkimise ja pakendamise kultuur on väga tähtis. Ja. Mis sa veel oled kaasa võtnud, mis on silma särama pannud või mida on hiljem tänatud, et vau? Ma olen päris palju igast selliseid naljaasju ka teinud, aga need on olnud juba sellised äripartnerid, keda sa võib-olla tunned, ma ei tea, 5 aastat või aastaid, et Eestis on tegelikult ägedaid disainereid ja ma olen väga palju kinkinud enda disainitud asju. Sokke kinkinud enda disainiga. Seda küll nüüd viimased 5 aastat vähem, aga siis näiteks olen enda disainiga küünlaid kinkinud. Ma sageli just nimelt soetan Viera Nordic Candlesist, soetan küünlad, sest nad on pooled on minu enda disainiga, et juba hea on viia, et näed, et ma tõin sulle küünla, et see on minu sõbranna ettevõte ja et ma olen ise selle disaininud, et see on nagu ka tekib kohe siuke connection nendega. Selle kohtumistel veel, millised need ülesehitused peaks olema, kui nüüd need Zoomi kõned seal võib-olla esimest korda on, kuidas see side leida seal? Kohtumistega niimoodi, et ma ei saa sulle vastata üheselt, sest üks struktuur on USAs, täiesti teine Saksamaal ja 3. on Jaapanis või 4. on üldse Filipiinidel või siis Lähis-Idas. Ja äärmiselt huvitav kogemus oli mul Saudi Araabias. Nüüd ma käisin novembris, käisin ka see oli väga kiire lend. 5 minutiga või 10 tuli pakid. Põhimõtteliselt pidin otsustama suht kiiresti ja 24 tunniga pidin viisa taotlema, nii et selles mõttes need on kõik väga erineva struktuuriga. Et kui sa nagu üldse ei tea sellest kultuurist, kui sa sinna lähed, siis jälgi, mida need kohalikud teevad ja ütlevad sulle. Lihtsalt kuula, ole nagu mingi siuke lokaator, on ju. Et vaata, et ära nagu torma kohe näiteks laua taha ja istu sinna, kuhu sa tahad istuda. No tõesti, ei saa nagu mingid sellised väiksed asjad ja jaapanlastega loomulikult sa ei saa visiitkaarti anda kuidagi suvaliselt, on ju 2 käega. Sellised väiksed nipid, et igal riigil on ikkagi oma sellised väikesed nüansid, mida sa pead nagu jälgima. Kõige lihtsam ongi see nipp, et vaata, mida nemad nagu teevad, kuidas nad sulle seda esitavad, aga julgelt või täiesti okei on ka küsida näiteks, et ei pea üldse nagu mõtlema, et ma ei tea nagu, et lähed blokki seal, et nad võtavad väga okeilt seda, kui sa oled ise inimene ja küsid näiteks õhtusöögi kohta või nemad ütlevad sulle,
väga paljud riikide esindajad ütlevad sulle ilusti, et me oleme planeerinud sulle selle aja, on ju, ja et tuled õhtul meiega õhtusöögile, võtame sind peale. Aasias on see hästi tavapärane, et nad tegelevad sinuga ikka täielikult. Et sama, kui teil tuleb külaline siia, alati kutsuge teda siia ka. Tegelikult tehke sama vastu. Et minge lennujaama vastu, kui vähegi võimalik. Küsige muidugi, et kas talle sobib, et tulete lennujaama vastu ja nii edasi, et see külalislahkus on hästi oluline. Et nemad pakuvad teile täpselt sama vastu. Aga kui me räägime natuke sellisest läänelikumast kultuurist, siis võib tõesti juhtuda, et ameeriklasel on ainult 30 minutit aega sulle. Ja ongi nii. Või siis hollandlane nii straightforward, et ütleb sulle hommikul, et ma ei saa ära kohtuda ja ongi kõik. Et tuleb selleks ka valmis olla ja sellepärast ma ütlen, et ühe inimese pärast kohtuma minna on võib-olla natukene kehva, mis siis saab, kui see ära jääb, on ju, et hea on, kui sa lähed uut turgu tegema, et sul oleks nagu rohkem neid seal listis. Kuidas sa selle turu ja inimeste käitumise selliseid nüansse endale selgeks teed võimalikult kiiresti? Mis on need kohad, mida sa vaatad, mis on see, mis sa sinna Google'isse sisse lööd? See on nii hea küsimus, aga mul on selline tunne, et see vist on äkki kuidagi nagu sisemiselt juba sisse ehitatud. Aga see ongi see sama, et lihtsalt vaata, mida teised teevad. Ja et sa ei solvaks kedagi oma käitumisega, sest üleolevalt, nad loevad välja ju, kõik inimesed loevad välja, milline sa oled, on ju. Ja see on tajutav. See on Zoomis ka tajutav. Mida sa tegelikult seal teisel pool ekraani mõtled. Ja sa kiirgad välja. Ja, et sa kiirgad, et muud ei olegi, et ainus mina arust reegel ongi see, et ole ise nagu ise. Ole hea inimene. Jah, ole hea inimene. Et sul peab olema õilis eesmärk ja sa tahadki leida nagu sükest partnerit, kellega luua win-win ärisuhe. Mis sa võõrustamise osal nõu annaksid, et kui me nüüd kutsume selle partneri siia, kuidas see kutse oleks hea üldse vormistada, kes need piletid peaks maksma kinni või kuidas see nii-öelda tava käib? Tavasid on hästi palju erinevaid ja jällegi ei ole ühtset reeglit. Üldiselt meie oleme niimoodi teinud, et nad ise lendavad oma kuludega, siis vahel oleme maksnud hotelli kinni ja kõik need lõunad ja õhtusöögid ja kõik sellise käimise, siis meie nagu teeme. See oleks sükene hea tava, ütleme nii. Aga neid tavasid võid ise ümber kujundada ja muuta. Minu pärast võib terve lennukitäie siia kutsuda ja kinni maksta. Et see sõltub ju sellest ärivaldkonnast ka ja kes need on, need inimesed. Aga loomulikult, kui ütleme, hakkab seal lunima keegi teiselt poolt, et ma tuleks, aga et kas te maksate mingi lennupileti või asja, see kõlab veits kahtlaselt. Et sellega mitte kaasa minna, et äriinimene suudab ise maksta oma lennupileti. Ainus asi, millega tasub võib-olla ka kohe alguses, kui teha riikidega tööd, kus ei ole vaba voli siia tulla, et kus ei ole viisavabadus näiteks, pakkuge neile, et te saate teha neile kutse viisataotluseks, et seda võiks kohe pakkuda. Enne kui me võtame ette järgmise küsimuse, siis tegelikult ei ole vahet, kas sa turundad siin koduturul või eksporditurul, siis su turundus peab olema mõõdetav. Sa pead aru saama, kus kohas kliendid tulevad ja milline osa turunduse eelarvest on sul raisatud. Võib-olla sa oled kursis, et 1. juulist 2023 Google Analytics Universal kaob ära ja tuleb võtta Google Analytics 4 kasutusele. Kui sa ise sellega pead vaevata ei taha, siis meie Lavi tiimis saame sind aidata. Kirjuta mulle lihtsalt timo@lavi.ee 2 ja sealt vaatame edasi, kuidas meie võimalik koostöö välja nägema hakkab, ikka selle jaoks, et sul turunduses oleksid kõik mõõdikud õigesti paigas. Nüüd aga võtame ette järgmise küsimuse. Kuhu restoranidesse sa oled viinud, mis on tõesti meeldinud väliskülalistele? Mis on selline kindel värk? Kui on? No kõige paremini toimivad kodurestoranid. Ma olen kutsunud enda juurde, teinud süüa. See on nagu alati kõige mõnusam, mis neile meeldib. Aga meil on väga peened restoranid, ma pean tunnistama. Ja meil on tõesti. Et
noh, Olde Hansa on tore, neil on alati vaimustus sellest, aga pärast on jube raske olla, et siis nagu naljalt mingit ärijuttu enam ei räägi ka. enne igaks juhuks selgeks rääkima. Et see koht on nagu selles mõttes tore. Ma olen viinud Noasse, ma olen viinud Tuljakusse, ma olen sõitnud täitsa linnast välja ka mere äärde, Ruhesse näiteks. Väga kihvt koht ja siuke ilus ja teistmoodi. Et ma hästi julgustaks pigem ka võib-olla linnast välja sõitma. Ja vanalinnas oleme käinud nagu igal pool. Me oleme käinud karaokebaaris Eestis. Siis me oleme käinud ikka täitsa kohe tantsimas. Kui on ikka pidu, see on pidu, noh. Just. Nii, ja sealt see 8. nädal on siis close the deal, siis müük lukku. See kõige põnevam osa või? Või see on juba eelneva töö vormistamine või kuidas see on? Et tegelikult sageli ongi see, et võib-olla see periood, kõik see tutvud, et see on nagu deitimine põhimõtteliselt, sa tutvud selle äripartnerite valikuga, on ju, siis sa valid välja sealt endale 3 potentsiaalset. Et noh, ka see asi näiteks on oluline, et võib-olla kui on tegemist suure turuga, et ei pea olema üks ainult edasimüüja. Et võibki olla, et eesmärgiks on 2 edasimüüjat. Üks on lõunas, üks on põhjas või on kuidagi valdkonniti erinev või tootegrupiti erinev. Et selle close imise juures on hästi oluline ettevõtte tiim ise, ehk siis juhttiim, ettevõtte juht ja müügidirektor või kes iganes seal on, kes otsustab ja tegelikult see close imine peab toimuma nende poolt. Et selles mõttes mina saan aidata seal läbi rääkida, soojendada ja liimida neid kokku, aga tegelikult kõik need tehnilised asjad, mis seal nüüd tulevad, on nagu ülioluline, et need oleksid olemas. Et tegelikult sageli me juba Zoomi kõne ajal räägime ära näiteks mingid tehnilised, kas maksetingimused, kas seal on LC, kas seal on faktooringut võimalik teha, kas seal on mingid transpordi erisused, milliseid konteinereid, kust, mis on ju. Noh, sellised tehnilised asjad tegelikult tulevad töö käigus juba välja ja sealt ka tegelikult juba filtreerib, ütleme, neid 100 listist välja palju. Aga jah, et selle close imise juures on ülioluline, et ja close imise juures, kui on vaja ikkagi, ütleme, see partner tuleb siia, siis close ima võiks tegelikult sina lennata sinna. Et või siis sina tuled siia ja tema tuleb siia või kuidagi niimoodi, et see toimuks nagu füüsiliselt ikkagi saame kokku. Et koroona ajal ei olnud see võimalik. Aga ütleme, see füüsiline kohtumine ja kõik see detailide paika panemine, see on hästi oluline selle juures. Sest lõpuks need lennukipiletid, kui palju need ikka nüüd maksavad, kui tiidid on ju suured, et tundub igati nagu mõistlik seda teha. Ja, et täpselt samamoodi, et kui see on jätkusuutlik ärisuhe, meie ikkagi üritame luua sellist pikaajalisi ärisuhteid. Mitte ühekordseid tellimusi saab väga kergesti toimetada niimoodi ka, et sa ei näe palju vaeva ja see ongi ainult üks kord ostetakse sul mingisugune konteineri täis, ma ei tea, jahu. Aga see ei ole nagu see eesmärk, mida meie teeme. Ja. Kas sa ütled nendele, kui ongi sinna valikusse jäänud näiteks 3 partnerit, kas sa ütled ka, et me räägimegi läbi praegu 3 partneriga, et sa tekitad psühholoogiliselt ka sellist survet, et nemad teeks omalt poolt mingi parema diili või pakkumise või kuidas sellega on? See on nüüd tunnetamise küsimus, et vahepeal me ütleme, vahepeal ei ütle. Et mõned turud on sellised, näiteks Hiina ja India on sellised turud, kus neile üldse nagu see konkurents kohe, nad hakkavad rohkem liigutama. Okay. Neile sobib nagu. Et, ja samamoodi toimib väga hästi näiteks, kui hindudele rääkida, et me oleme Hiina turul väga tugevad. Nemad tahavad olla ikkagi paremad kui hiinlased ja vastupidi. Et selles mõttes, et seal on mingid nüansid, aga jah, tunnetamise küsimus. Kui on väga selline tundlik valdkond, kus võib-olla ei ole hea seda rääkida, siis pigem mitte. Et seda teavad tavaliselt ettevõttejuhid ise väga hästi. Ja siis ongi 8 nädalat ja asjad tehtud. No põhimõtteliselt see on algus. Mis sealt edasi saab? Edasi läheb elu väga põnevaks. Võtad sa sealt ka kaardina teest ära, mis saama hakkab siis? Et tegelikult siis alles hakkabki selle suhte selline ülesehitamine, aga ütleme niimoodi, et see jää peab olema 8 nädalaga sulatatud.
ja sealt edasi tegelikult on vaja juba vaadata, kuidas me seda turuosa hakkame võtma selle partneriga. Kas seal on mingisugused ühistegevused, turundustegevused, kas või messid näiteks, kuhu saaks koos minna, et saaks treenida tema meeskonda, see oleks nagu ideaalne. Et kui sinu meeskond läheb koos partnermeeskonnaga välja messile ja üritab aidata tal nüüd seda turuosaga võtma hakata, et see on nagu ideaalne formaat, ütleks niimoodi. Või siis näiteks on mingid webinarid, me oleme teinud päris palju webinare läbi Zoomi, Ladina-Ameerikasse, igale poole, et ka see on näiteks nende jaoks hästi suur asi, kui sa saad võtta tõlgi näiteks. Kui me tegime Ladina-Ameerikasse, siis me võtsime hispaania keele tõlgi, et tegelikult ei ole üldse nagu takistusi. Samuti me tegime araabia keele tõlgiga niimoodi ja hiina keelde, et selles mõttes, et sa saad teha tegelikult hästi palju asju niimoodi, et sa hoiad raha ja aega kokku. Aga see partner, kes sul sinul tekib, ta peab tundma, et ta ei ole üksinda. Et jah, ta peab üksi toimetama, aga see esimesed 2 aastat on hästi kriitilised minu meelest. Või see suhe läheb niimoodi mõnusasti rappa. Ja siis on kõik eelnev tehtud töö tegelikult eelnev töö on luhtas ja, et ega see on ka natuke võib-olla äriliselt kasulik, kui teda hästi kiiresti teda kasvatada, ta näeb, et see on talle kasumlik äri ja sealt ta läheb ise edasi. Et jah. Mis nõuandeid veel anda, et seda partnerit toetada? Et need olid hästi head, need messi ja webinari näited, et isiklikku suhet on vaja. Ikkagi on vaja rääkida vahest lastest ja tutvustada perekonniti, et jah, ütleme Lääne-Euroopas ikkagi see isiklik suhe ei ole nii tähtis ja riigid on erinevad ja kultuurid, aga ütleme Aasia, Lähis-Ida inimene teeb ikkagi sinuga äri. See on nagu number 1 ja ma siin kuidagi ei näe, et saaks anda järgi, sest kui talle meeldib sinu nii-öelda sina kui isiksus, siis on väga lihtne sealt edasi. Ja siis on kommunikatsioon ka lihtne. Sul ei ole mingit barjääre, sa võid vabalt küsida, kuule, mul läks selle transpordiga seal natukene kehvasti on ju. Et üks asi veel, mis ma olen tähele pannud, et see partner jääb, kui on esimene jama koos ära lahendatud. Esimene jama vaja koos ära lahendada. See näitab vaata ära tegelikult mõlemal poolel. Just, et kui seda jama ei tule, et see on nagu natuke halb, et mingi jama peab tulema ikkagi. Peab sise tekitava konteineri mingi jama. Et kui see nagu pusa saab ära lahendatud, siis nagu läheb raudselt tugevamaks ja paremaks need suhted. Ja keel ei ole takistus. Et olen töötanud väga paljude edasimüüjatega, kes ei räägi sõnagi inglise keelt. Ja ka mina ka ju hiina keelt ei räägi, et jah, kui ma seal nüüd olin, ma hakkasin natuke nagu aru saama ja natukene seal väikseid lauseid juba moodustama. Tubli. Aga see läheb kohe meelest ära, kui sa tuled kohe keskkonnast ära, on ju. Et keel ei ole takistus, et paratamatult on võimalik ilma, et sa räägiksid. Kuidas sa jaksad nii paljusid suhteid hallata või kuidas see suhtehaldus käib? Mida ma nüüd kellega seal täpselt rääkisin seal eeltöö faasis ja kõik? Mis soovitusi sa annaksid? On sul oma suhete haldamise CRM? Meil on tegelikult hästi oluline tiimis avatud kommunikatsioon. Tiimis on vaja rääkida ja tegelikult on oluline, et see müügi inimene oleks protsessis kaasas kogu aeg. Et müügi inimene ongi tegelikult see, kelle me paneme kontakti, liimime kokku. Et eesmärk ei ole see, et nad jääksid kõik minusse kinni. Olen ka selle etapi läbi teinud, et enam lahti ei lähe, on ju. Et enam ei taha kuskile mujale. Et jah, just täpselt, et seda on väga palju, et see on nagu selline natukene õppimiskoht on mulle. Et mul on omad nipid, kuidas ma neid ära nagu matchin, et nad saaksid edasi sealt. Et siis ei ole see keeruline üldse. Ja vahel ongi, et küsidki niisama, et kuidas sul läheb ja või siis üks asi on veel, et kui hakkab tekkima selline tõsine juba esimest tellimust tehtud, siis võib teha kohe grupi. Näiteks panedki sinna müügiinimese, selle sihtriigi ettevõtte esindajad, kes seal on, vastutavad selle valdkonna eest ja ise olen ka seal ja selle ühise grupiga saab väga hästi näiteks WhatsAppis toimetada niimoodi, et käe pulsil hoida.
No see on väga väike ja lihtne nipp, aga see toimib. Väga konkreetne nõuanne. Jah, väga konkreetne. Salvestad siin 36 osa ja ma ei ole kuulnud seda nõuanne. See on hästi lihtne asi. Mis nõuandeid sa annaks veel messil? Sa oled nii paljudel messidel käinud, et kuidas selleks nagu valmistuda ja kuidas seal käituda ja olla, et sellest messis siis nagu maksimum võtta? No messid on minu passion. No vägev. Et see on nagu tõesti, ma ei tea, kuidas on nii läinud, et ma olen tõesti üle 50 messi juba ise läbi käinud. Ma ka ei tea, kuidas see on läinud niimoodi, aga ilmselt on see lihtsalt see uudishimu. Ja messide puhul on hästi oluline eeltöö. Et sa pead tegema seda eeltööd ja hea oleks, kui sa hakkaks täpselt nii, nagu me siin rääkisime 8 nädalat enne. Et siis me paneme eesmärki juba selle messi eesmärgi ka, sest tegelikult igal messil saab olla erinev eesmärk. Näiteks võib olla eesmärgiks leida sealt uued partnerid, täiesti okei eesmärk, leida 3 uut partnerit, aga teine eesmärk võib olla hoopiski suhete ehitamine sihtriigis. Ehk siis selle võrgustiku loomine. Need on täitsa erinevad eesmärgid ja sinu müügimeeskond, kes sinna läheb, võib-olla 1-2 inimest on ju, ka nendel peab see olema hästi avatult selge, mida nad sinna tegema lähevad. Et kui me räägime juba, et me oleme juba kellegi leidnud ja läheme koos temaga messile, siis on eesmärk ju neid koolitada, seda suhet ehitada ja neid toetada. Siis ei ole vaja nende eest kõike tööd seal messiboxis ka ära teha. Et loomulikult sa teed ja räägid ja õpetad ja nii edasi, aga siis tulevad mängu õhtusöögid, ühised õhtusöögid ja pikemad vestlused, küsimused tema ettevõtte kohta, kuidas nende meeskond toimib, mis on need lokatsioonid, sest näiteks teatud riikide puhul India näiteks on metsikult suur. Siis sa pead nagu teadma neid piirkondi seal ja et selle info saad sa kõik temalt ja oluline on olla nagu avatud raamat sellel momendil, kui sa lähed sinna riiki, sest nemad on oma turu profid. Ja mina olen väga palju õppinud just nimelt nendelt, kellega ma koos olen messiboxis olnud. Midagi veel seal messil? Kuidas oma energiat hoida või kuidas need pikad päevad vastu pidanud? Oi, seal on palju nippe. Ka jaga kuulejale. Et oluline on ära joo alkoholi palju. Et ma olen päris palju teeselnud. Kahju küll, aga kahjuks ma olen pidanud seda tegema. Kõige huvitavamad kogemused olid mul Canton Fairil. Ma ei tea, kas sulle ütleb midagi selline. Ei ütle, kus juures mitte midagi. See on nüüd Guangzhous. See on selline mess, mida siis peetakse 5 päeva on ühed valdkonnad, siis käib messivahetus, 5 päeva teine valdkond ja siis käib jälle messivahetus ja siis on 5 päeva ja kolmandad valdkonnad. Ultramess. Ehk siis on 3 nädalat. Osad baierid tulevad siis Hiina, tulevadki 3 nädalaks sinna ja osad tulevad siis ainult oma valdkonniti. Ja need messid olid siis niimoodi, et olid 2 korda aastas ja üks mess siis minu valdkonnas oli 5 päeva. Et selleks, et nagu hallata seda kõike, et kui nüüd see Hiina lahti läheb ja kui te tahate ägedat turismireisi nagu kultuurishokina ka näha, et mis siis maailmas, mis rahvas on, aga Hiina peab lahti minema korralikult selleks, siis ma soovitan sinna minna, see on nagu, sa näed sealt sellist rahvaste paablit, et sa lihtsalt ei kujuta ette, et on olemas nii palju erinevaid rahvuseid. Wow, täiega jah, ja näiteks messiboxis sul võib läbi käia seal 100 inimest. Mul oli näiteks Jaapani firmaga, mul oli päris suur meeskond. Iga kord ma selgitasin neile, mis on vaja teha, aga ikkagi tegelikult väga keeruline oli neil nagu seal, messil nagu teha nii, nagu mina tahtsin. Et ma üritasin anda neile väikseid ülesandeid, et see on ka oma, et tegelikult raske punkt, et meeskonnas, et kui on sellised massiivsed messid, kuidas selle töö ära jaotad ja kuidas seda energiat seal hoida, et näiteks me tegime niimoodi, et kui oli selline, ma lasin ära filtreerida, kui oli selline väiksem tegija, siis nad andsid selle üldinfo ära, võtsid business cardi ja lasid ära, näitasid võib-olla seal mingid kohvreid ka ja kui oli juba selline suurem turg, suurem tegija, sest sinna konkreetselt messil läksid ikka oma ala tipud ja väga suured ostujuhid, siis suunati kohe minu juurde. Ja siis ma istusin maha temaga ja rääkisin, küsisingi tegelikult küsimusi, et kellele ta müüb, kes on tema sihtrühm, sest tegelikult ei ole mõtet aega raisata, kui ta müüb
säästumarketi tüüpi on ju ma ei tea, outletis ja meil on võib-olla premium klassi kohvrid, mis maksavad mingi alates 600-700 eurot on ju. Et seal on see osa tuleb mängu juba. Ja energiat tuleb hoida niimoodi, et tuleb käia lõunal. Ja mina tarbin vitamiine. Et mul on üks salavitamiin, mida ma iga hommik võtan, kui ma messidel käin. Kas sa saad seda podcastis ka, mis salavitamiin? Et me saaks ka kõik energiat hoida, kus me läheme messile või koolitust tegema. Mul on väga omakasum praegu mängus. Ja, et see on üks selline energiavitamiin, brändi nimi on XS. Et seal on sees rohelise tee kofeiin, mis vallandub aeglaselt, mida ka sportlased kasutavad. Ja siis seal on Siberi kuldjuur sees, nii et noorendava efektiga ka. Et see on see minu vitamiin, et vahepeal paljud küsivad, et kuidas sa jaksad, et isegi taivaanlased on küsinud, kes on ise nii multienergilised. Kas seda saab siit Eestis kuskilt aptekist poest ka või seda tuleb kuskilt Amazonist või kuskilt? Seda saab veebipoest osta, jah. Väga hea, ma tahan kõigest seda proovida. Ja ma mõtlen, et tegelikult hästi oluline see energia hoidmine, see aeg. Et see on üks teema, mida paljud ei mõista, et messid on väga väsitavad ja selles mõttes on vaja panna paika tiimis, kes mida kuidas ja ei ole mõistlik minna 5-liikmelisena sinna messile. Isegi kui sa oled suur ettevõtte Eestist, et vaadata, kas on keegi, kes tõmbab inimesi sisse, kas on otsustaja või keegi, kes teab tehnilist poolt, et hästi nagu läbi mõelda. Messidest ma võiks rääkida muidugi lõputult. Võib-olla teeme kunagi veel teise osa. Ma tahaks veel küsida sellest brändi loomisest, et sa oled neid brände aidanud luua. Mida seal oleks hea teada ja arvestada? Kuidas luua sellist brändi, mida siis seal võõral turul tahetakse? See on hästi üldine küsimus, ma pean tunnistama. Kui sul on bränd olemas siin Eestis juba, siis sul on bränd juba loodud. Aga kui sa nüüd otsid sellele brändile partnerit, siis võib-olla üks asi, mis ma võiks välja tuua, mida mina olen hästi palju kasutanud, on see, et ma usaldan seda partnerit. Ma olen ise disainer ja mul on ka silm üsna tundlik, aga ma olen lasknud neil teha ise reklaame ja disaine ja turundada seda nii, nagu nemad näevad, kuidas seda on vaja turundada. Jah, ma saan anda guideline'id, ma saan anda mingi pildipangad, asjad on ju, CVI, aga tegelikult nemad teavad kõige paremini, kuidas seda seal teha. Nii et see on võib-olla selline asi, mida võib-olla paljud ei mõtle, et ma olen nüüd siuke hästi nagu Nordic style ja et ma tahaks, et kõik oleks hästi puhas ja klaar, aga Taiwanis näiteks, nad turundavad seda teistmoodi. Nad leiavad üle, nad on väga head turundajad, meil on neilt väga palju õppida. On jah? Just, jah. Ma kohaks mõtte liikuma huvitav, kus ma need mingid Taiwani turundus saaks jälgida, et mida nemad seal teevad, et kus nendelt õppida saaks? Nemad kasutavad hästi palju laini, et see on nagu natuke WhatsAppi sarnane keskkond, et seal käib see suhtlus põhiliselt ja ka reklaamivad oma lehti. Facebook on endiselt seal väga Instagram. Vaadata jah, tegelikult Facebooki kaudu, Facebooki reklaame, Facebook Ad Manager on nende kaudu, sealt saab Ad Manager, vaid Facebook Ads Library, sealt saab vaadata tegelikult, mida seal siis ette teevad. Väga hea vihje, väga hea. Ja inimesed räägivad, on avatud seal, et kindlasti tasuks küsida mõnelt võib-olla turundusõppejõult ka. Kuna sa oled väga palju reisinud, siis millised nipid on pikkadeks lennureisideks? Nii et sa sealt värskena lennukist välja astud? Ma olen hea magaja üldiselt lennukites ja nüüd oligi see probleem, kui me nüüd viimati Indias käisime, et ma ei jäänudki magama. Et lend oli alla 8 tunni, see liiga lühike ilmselgelt. et võt siis ma olin küll järgmine päev, olin üllatunud, et ma arvan, et võib-olla see oli sellest nagu erutusest, et ma lähen Indias, sest ma nii kohutavalt tahtsin sinna minna. Aga jah, et üks asi, mis ma teen tavaliselt on, ma võtan kaasa endale siidist silmaklapid. Kui on öine lend, siis on täiesti ideaalne. Need siidist silmaklapid on selles mõttes, nad on antibakteriaalsed. Siid ise on nii hea materjal ja su silmad
valge jääb valgeks. Et kui sul on silmad väga väsinud, siis see nagu aitab. Siis ma joon päris palju vett. Ja siis ma valin alati endale koridori äärse istekoha. Sellepärast, et siis ma saan käia tualeti vahet, kui vaja. Ja ma ei pea kedagi üles ajama. Siis võtta kaasa mingi hea raamat. Sest mul on ka muidugi selliseid reise olnud, kus ma olen non-stop töötanud ja helistanud ja siis näiteks Miamisse oli mul 2019, ma mäletan seda lennureisi nii hästi, ma olin kuidagi nii ülekormatud kõikide töödega ja ma pidin tegema sellel pikal lennul tööd ja siis kõik soomlased jõid šampust minu kõrval ja vaatasid, mis asja ta teeb. Mis sul viga? Mina läksin messile, eks. Et on selliseid ka, aga just see vee joomine ja siis näiteks naiste puhul on hästi oluline võtta meik maha, pese hambad ära, pane endale niisutus, mehed samamoodi niisutus, mingisugune kreem kaasa väikeses tuubis, et ilunipid. Ekspordi ilunipid. Väga praktiline. Kuidas sa lennujaamades, kui peab ootama, siis kuidas sa sisustad oma aega? Teed sa tööd, loed sa raamatut, on seal ka mingid siuksed nipid? Jaa, mul on õnneks läinud, et ma sõidan päris palju Finnairiga, mul on olemas lounge'i pääse ja see hoiab päris palju raha kokku. Et sa ei pea minema kuskilt ostma vett endale, lähed kohe lounge'i, jood, sööd seal ja siis saad teha, mis sa tahad seal. Et mõnes kohas on olemas massaažitool. Näiteks siin Tallinnas ma alati lähen massaažitooli, kõik need lounge'is teavad, et tahab jälle seda münti saada sinna. Et enne lennureisi on tegelikult hea natukene ennast nii-öelda turgutada, jah. Sa ütlesid, et sa olid India osas nii elevil, et kui paljud eestlased nagu käivad, siis on, ma ei tea, see on nii räpane ja mis sind India juures võlub ja millega peaks arvestama, kui me siit nagu läheme, et seda mitte šokki võib-olla siit nii suurt algust saada? Ma ei tea, mul on vist mingi oma connection seal. Ma olen hindudega teinud üle 10 aasta koostööd juba enne ja nad on olnud ühed kõige soojemad inimesed võib-olla, keda ma tean. Ja ka minu eelmised äripartnerid, näiteks ka seekord, kui ma Indias käisin, ma külastasin ka oma eelmisi äripartnereid tegelikult Moradabad City's. Et millega tuleks arvestada? Jah, seal on kõike. Sa näedki seal selles mõttes mitte ainult tänava koeri, vaid ka tänava lehmi seal autode vahel ja et seda mustust on, aga samas jällegi võib-olla kui sa valid endale sellise hea hotelli, võib-olla selle pealt ei peaks kokku hoidma, et kui sul on hea hotell, vaikne, puhas hotell, siis tegelikult sa puhkad ilusti välja, mingit probleemi ei ole. Et Indiat on tõesti igasugust, et ma ei lööks risti ette küll selle pärast, et aga see värskendab. Kui sa lähed, sa näed, mis tegelikult on seal ja sa hindad siin olles palju rohkem meie puhtust. Mis sa ekspordijuhile annaksid veel mingid nõuandeid siit podcastist kaasa? Ekspordijuht, ole avatud. Et see on põhiline. Tegelikult mina ütlen alati seda, et minul on nii palju õppida. Et mis siis, et mul on tõesti väga palju kogemusi ja erinevad riigid, siis ma õpin iga päev. Absoluutselt iga päev. Et ei tasu arvata, et kui sa oled olnud 20 aastat selles valdkonnas, et sa nüüd tead kõike, maailm on muutunud, ei tea, enam ei tea. Et on olemas nagu, ja mis veel, on olemas shortcutid. Kuidas midagi teha? Et ma ütlen ka seda, et mina näiteks väga palju vaatan, häkin ise ennast nii-öelda. Et kuidas ma saan teha midagi natuke kiiremini, et ma saaksin kiirema tulemuse ja hoida aega ja raha kokku. Et seda ma ütleks ekspordijuhile. Sest kellel ikka seda raha ja aega raisata on, ja? Ja abi tuleb küsida. Et just, see ei ole üldse nagu, sa ei pea teadma kõike. Et täiesti okei on, kui sa oled 20 aastat olnud ekspordijuht, et sa tuled küsid. Et kuule, kuidas sa seal seda tegid? Või et näiteks, mis ma veel soovitan, et kui on mingisugune turu, sa näed, et seal turul või selle partneriga mingi plokk. Ei lähe. Proovid ja igati pidi suhelda, ei lähe. Siis tasub võtta see uuesti see turg ette ja vaadata, äkki on vaja vahetada partnerid seal. Äkki on sul endal mingid teemad, millega tegeleda on ju. Et vahest on, et turg on õige, lihtsalt on vaja natukene elavdada seal seda asja.
Kui nüüd keegi kuulaja või vaataja mõtleb, et tahaks sinult nüüd nõu saada, kuidas saab või kus kanali kaudu sinuga kõige parem oleks ühendust võtta? No tegelikult ma olen täitsa nagu igatepidi leitav Leila Haugas. Mul on olemas koduleht leilahaugas.com ja me kohe tuleb ka oma koduleht Expand Your Business Abroad. Me oleme LinkedInis, ongi EIBA, Expand Your Business Abroad ja LinkedInis samuti Leila Haugas, et igatepidi leiab. On ainult üks Leila Haugase nimeline maailmas. See on küll hea. Ja minu viimane küsimus, mida ma oleks pidanud küsima, aga ma ei küsinud või millest sa tahaks veel rääkida, mis oleksid hea lõppu siia juurde anda kuulajatele, vaatajatele? Võib-olla ainult see, et aitäh, et sa teed neid podcaste, sest ma enne siia tulekut kuulasin ka ikka päris mitu läbi ja leidsin oma armsaid sõpru siit rääkimast. Ja siis ma nagu mõtlesin, et et nii lahe, et selline asi on tehtud, et minu meelest hästi oluline on jagada oma teadmisi, kogemusi, sest kui sa neid ei jaga, siis meil ei ole võimalik Eestit maailma pildile viia. No just, minu arust me oleme nii tillukene nagu rahvas, me ei saa kõik ämbreid ise läbi kolistada, sellepärast et podcast on, et kõik tulevad ja nagu toovad siia keskele kokku ja kõik kuulajad saavad ka siit võtta ühel hetkel võib-olla tulla ise siia siis külaliseks. Just. Aitäh, Leila, et sina tulid ja sellist nagu pikaajalist kogemust kõikidele jagasid, et siit kindlasti on mida kaasa võtta ja kui keegi vähegi abi tahab, siis ta nüüd teab, kuhu saab pöörduda. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koostegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Nii et tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavat veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavi.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võib-olla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videoid salvestada, siis uuri Marathon Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. marathonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.